On maantee ja maanteel käänak ja käänaku kõrval küla. Siin ongi minu kodu ja täheta kohal ülal. Siin ongi minu kodu ja tume mets seal taamal. Siin ongi minu kodu. Muid märke ei oska ma anda. Muid märke ei olegi temal. Siin on mu saatus ja sugu, mu aja ja elu lugu. Kallis Riina, austatud külalised, armsad kolleegid. Need Hando Runneli sõnad pealkirja all Kodu võtavad minu jaoks kergelt kokku raskesti mõistetava ja tunnetatava eestlaseks olemise tuuma. Kui palju me igapäevaselt tajume ennast eestlastena, kui sageli mõtleme oma päritolu, oma rahvuse peale, kui tihti tunneme ühtekuuluvustunnet oma inimestega ja maaga. Eestlaseks olemine on justkui iseenesest mõistetav, nagu olemasolemine üldiselt. Tõepoolest, milleks meile rahvuslikkus? Meile, vabadele inimestele 21. sajandil, kes elavad järjest enam globaliseeruvas maailmas, kus järjest enam kultuure seguneb ning rahvuste erinevusi väheneb. Rahvuse üks definitsioone ütleb seda, et rahvus on inimeste grupp, eri põlvkondi ühendav inimeste grupp, mille liikmed usuvad oma kokkukuuluvusse. Mis on aga selle kokkukuuluvuse aluseks, mis liidab ja ühendab meid eestlasi tänapäeval? On see ühine päritolu või ajalugu? Eestlaste päritolu on mu meelest üpris segane, me oleme segaverelised nii geneetiliselt kui keeleliselt, kui nii tohib väljenduda. Ma vaimustusin hiljaaegu internetikeskkonnast geeni.com, mille kaudu on võimalik oma sugupuud uurida. Tekkisid kummalised seosed, kus lähedaste inimeste perekondlikud puud üsna ligidalt üksteist riivasid ja kusagil nii-öelda isegi kokku kasvasid. Tekkiski mingi isevärki tunne, et me oleme kõik vennad ja õed ning kusagil kasvab nii-öelda inimlikkuse puu, mille okstel me kõik istume sõltumata oma rahvusest. Jah, tõepoolest, kui mina, kaasaegne Eesti naine, adopteeriksin näiteks Aafrikast beebi ja kasvataksin ta üles, andes talle edasi oma perekonna väärtushinnanguid ja sotsiaalseid oskusi, siis saaks temast puhtatõuline eestlane, hoolimata tema juurtest. Seega päritolu ja geneetika rahvuslikkuse seisukohast ei määra see midagi. Eestlasi liidab rahvuseks loomulikult meie ühine keeruline ajalugu, siin pole mingit kahtlust, kuid kui ma hakkaks siin praegu keskenduma eestlaste ajaloole, läheks tagasi Kunda kultuuri juurde ja jõuaks välja tänapäeva, siis me valguksime oma teemaga väga laiali ning põrkaks kohe kokku ka erinevate käsitlustega eestluse ajaloost. Pealegi on siin selleks minust pädevamaid inimesi. On siis selleks ühiseks eestlasi liitvaks tunnuseks territoorium, maa, kus me elame. Kindlasti määrab territoorium suuremat rolli kui eelpool mainitud päritolu, kuid ka siin on väikesed erinevused. Ma ei ole rahvastikuuurija ega sotsiaalteadlane, kuid ma lähtun tervele mõistusele ning lihtsalt eluvaatluste andmetele ning tuletan sellest oma arvamuse. Tänapäevases avatud maailmas me võtame väga kergelt üle teiste kultuuride ja rahvaste käitumismalle ning väärtusi. Olgu selleks näiteks siis köögikultuur või igapäevane suhtlusstiil. Me sööme karrisid, lasanjesid, risottosid, joome kahvelattesid ja cappuccinosid. Ma ise teen seda ka ja ma mõistan, et lakooniline kohv piimaga ei kata kõiki neid nüansse, mida moodne kohvikultuur endas sisaldab ja ma ütlen seda ilma irooniata. Me kallistame kokku saades, ka mitte ainult lähedaste sõprade, vaid kolleegide ning juhututtavatega. Ma mäletan, kui keeruline see komme minule 1970. aastatest pärit inimesele alguses oli. Meid kasvatati teistsuguses vaimus. Seega me kohandume kergelt ning asendame oma kultuuri võõraga, võtame hõlpsalt omaks ning sulandume. Seda oma kodumaal, vabaduses, rääkimata siis pagulusest. On tähelepanuväärne, et eestlaste elujõu ning kultuuri paljuski eesti keele ja meele säilitajad nõukogude ajal olid inimesed, kes ei elanud Eestis. Pagulaste panust Eesti taasiseseisvumise taastamisele ei saa ega tohi alahinnata. See on selge, et oma maalt välja heidetul, kes pagulane tahes-tahtmatult on, olgu siis sunniviisiliselt või vabatahtlikult, tal hakkab tööle teatav kompensatsioonimehhanism, kus kõik kodumaaga seotu omandab erilise tähenduse
ning selle säilitamine ja hoidmine muutub ülioluliseks. See on teatav enesealalhoiu instinkt. Ja kui olla küüniline, siis ilma paguluseta ei oleks meil Karl Ristikivi Hingede ööd ega Maria Underi luuletust Jõulutervitus 1941. Teisalt ka omal maal, oma kodumaal elades saab olla sisepagulane. Kõiki neid kirjanikke ja haritlasi alates Alliksaarest ja Uku Maasingust kuni Jaan Krossini ma ei hakka siin üles lugema. Ma kuulsin hiljaaegu ühest teoloogiaharidusega naisest, kes nõukogude ajal pidi günekoloogia kabinetis inimestele järjekorranumbreid kätte andma, sest tal oli keelatud omal erialal töötada. See on lihtsalt üks tavaline näide arvukas ahelas. Nii et ka territoorium rahvuse ühtsuse ning meelsuse koha pealt ei ole alati üheselt mõistetav. Kindlasti liidab meid eestlasi ühtseks rahvuseks see keel, mida me räägime. Keele teemat ma ei söanda, aga eriti puudutada, sest selleks on samuti pädevamaid inimesi ning arutelu eesti keele hetkeseisust ning tulevikust ei lõppe ilmselt enne, kui ilmalõpp paistma hakkab. Vähemalt loota ju võib. Või nagu ütleb Juhan Viiding, loota, loota ja loota, kas sa looteski eneseks jääd, elava elu loota. Ma puudutan ainult riivamisi mõnda teemat. Ma ütlen ausalt, kõik eesti keelega seotu on ka mulle kallis ning hingelähedane, vahel ka muret tekitav. Ma olin 13-aastane, kui jaanuaris 1989 arutati keeleseaduse vastuvõtmist. Ma mäletan, meil kodus mängis köögis raadio ja elutoas televiisor, kust ilma pildita kanti üle sama arutelu Ülemnõukogust. Ene Iioni sugereeriv hääl ja teatav ärev meeleolu täitis me kodu. Ma mäletan, kuidas ma emale hõikasin, et ma tapan ennast ära, kui nad seda keeleseadust vastu ei võta. Keeleseadus võeti vastu, õnneks. Ma jäin ellu. Aga kas eesti keel jääb ellu? Olin hiljaaegu koos endast umbes 10–12 aastat nooremate inimestega. Vestluse käigus kasutasin väljendit ära jama, mille peale üks noor tegi mulle märkuse. Elisabeth, mis slängi sa kasutad? Ma küsisin üllatunult vastu, et kuidas siis noored samas olukorras räägivad. Selle peale vastati mulle, et noored ütlevad come on. Sama teemaline vestlus oli mul ühe teise inimesega, minu vanuse inimesega, kes ütles, et temast umbes 10 aastat nooremad vaatavad teda kui imelooma, kui ta kasutab selliseid ilusaid emakeelseid sõnu nagu õõvastav, kentsakas, veider, närb. Ma mõistan, et keel muutub ja areneb ja nii see peabki olema, kui tegemist on elujõulise nähtusega. Kui me aga oleme olukorras, kus räägime ühte ja sama keelt, aga oma väikse rahvaarvu juures üksteisest aru ei saa, siis on mu meelest midagi nihkes. Kusjuures siin ei saa ega tohi süüdistada tehnika arengut ega internetti. Viga on tehtud kusagil palju varem, mitte koolipingis, vaid kodus. Ma olen kohanud inimesi, kes on saanud 7 aastat haridust, seda kusjuures ajal, mil igasugune rahvuslikkus oli rangelt taunitud ning meie õrn tärkav intelligents räigelt hävitatud või kodumaalt välja saadetud. Ja seejuures räägivad need inimesed ilusamat eesti keelt ja suhtuvad oma emakeelesse lugupidavamalt kui keegi, kel on kõrged kraadid või kõlav aunimetus. Mõned anglitsismid ja släng ei pruugigi olla mu meelest nii hull kui üldine lodev ja lohakas kõnelemisstiil, milles väljendub ka suhtumine oma rahvusesse. Alati tekib mul küsimus, et kas see inimene, kes ei suuda end oma emakeeles selgelt ja viisakalt väljendada, kas või enda tutvustamisel, et kas see inimene häbeneb end ja oma rahvust. Nii jõuangi selleni, et rahvuslikkus on mu meelest eelkõige kultuuri küsimus. Mitte rahvus ei määra kultuuri, vaid kultuur rahvuse. On selge, et kõik inimesed ei saa ega peagi kodumaad kultuuriga täitma. Need, kes seda aga teevad, neil võiks olla vastutus ja kohustus oma rahva ees. Ma olen palju mõelnud, et kas Eesti rahvas koguneks uuesti ühtseks laulvaks seinaks ja laulaks kõik koos Priiuse poolt või ükskõik millise ühtse aate poolt. Kas meil tänapäeva killustunud ja kihistunud maailmas oleks üldse võimalik leida üles see ühisosa, mis meid liidaks ja ühendaks? Kus on praegu need inimesed, kes kannavad ühtset eestluse aadet? Kus ja kes on tänapäeva Eesti Jakob Hurdad, Papa Jansenid ja Karl Robert Jakobsonid? Olen püüdnud meenutada, kus olen uuesti tundnud sellist ühtekuuluvustunnet ja hingeliigutust nagu laulva revolutsiooni ajal.
Ma pean tunnistama, et esimesena meenub mulle aasta 2008, mil õlg õla kõrval Teeme ära raames Eestit prügist puhastasime. See oli minu teine Balti kett. Kusjuures nii mitmeski mõttes oli see sümboolne, sest ma olin talgutel Vändramaal, Kurgja lähedal, sealsamas, kus Johann Voldemar Jannseni ja Karl Robert Jakobsoni jalajäljed mullapinda olid puutunud. Me puhastasime nende Eestit oma laste jaoks. See oli tõeline järjepidevus. Teisena meenub mulle aasta 2007 laste ja noorte laulupidu Ilmapuu lävel. Ma ei tea, kas põhjus oli selles, et olin ise sel hetkel ühe väikese lapse ema, kes mus üles istudes ta lendab mesipuu poole kuulas või milleski muus, kuid väga paljud, kes tol hetkel meiega koos seal olid, ütlesid, et tundsid erilist ühtekuuluvustunnet. Küsisin hiljuti sellesama väikese inimese käest, kes tookord mus üles istus ja praegu 10-aastane on, mida tähendab tema jaoks olla eestlane. Ta vastas, et ta usub Eestisse ning on väga rikas. Ma küsisin, mida see täpselt tähendab, ja seepeale kostis ta, et ta on nii väike ja oskab nii palju asju. See pani mind mõtlema, et äkki me ei peagi otsima rahvusena mingit suuremat ühte liitvat eesmärki. Ma tean, et ma riskin paljude pahameelega, kui ütlen, et vahest ongi ainult see oluline, kui igaüks, kes siin Eestis millegagi tegeleb, teeks seda koolipoisiliku õhinaga ning kordaks õppetükid igaks päevaks üle. Vahest piisab sellest väikesest asjast ühe väikese rahvuse püsimajäämiseks. Mitte ükski poliitik ega minister, ega lõppeks ka ükski poliitiline režiim ei keela kunagi lapsi kasvatamast ega pole süüdi selles, kui see töö on tegemata jäänud. Ma viibisin vabariigi aastapäeval Hiiumaal Käina vallavalitsuse vastuvõtul. See oli väike koht, kus oli vähe inimesi. Aga ma nägin laulukoori, nende esinemisõhinat, naiste rahvatantsurühma ja nende pühendumust ning rahvariides lapsi, kes tohutu lusti ja rõõmuga lavale jooksid. Ma ei ole naiivne ega arva, et seal väikeses kohas mingeid sotsiaalseid probleeme pole. Kuid ma nägin kõikide nende inimeste taga veel nende juhendajaid ja õpetajaid, kes kõiki raskusi trotsides leiavad endas jõudu ning rõõmu hoida elus eestlust. Ma nägin kodusid ja peresid, kes leiavad võimalusi, et oma lapsi panna laulukoori, tantsurühmadesse, muusikatundidesse, kunstiringidesse ja seda kohas, kus pealtnäha tundub olema vähem võimalusi kui suurlinnas. Ma nägin noori, kelle arvates on täiesti normaalne mängida õhtul klubis kitarri ja laulda inglisekeelseid laule, ent vabariigi aastapäeva hommikul seista Kärdla kiriku juures noorkotka vormiriietuses ja avaldada austust vabadussõjas langenutele. See tegi mulle palju heameelt. Ma tahan väga loota, et me jaksaksime kõikide ahvatluste kiuste olla eestlased, sest see on meie päris osa ja väärtus. Ükskõik kui kaugel me ära käiksime ja ükskõik kui suurt kiusatust pakub lai maailm. Kallis Riina, ma soovin sulle jõudu oma veduri vedamisel ja ma luban, et me katsume su järel libiseda nii hästi, kui jaksame. Ma alustasin Hando Runneliga ja lõpetan samuti tema sõnadega. Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suus, meid teretas aegade tagant ja ütles me olla uus. Ja ütles me olla elus. Me päevad olla veel ees. Ning seda õnne kuuldes meil olid silmad vees.